No jumal, lähme siis selle materjali juurde, mis mul täna südames on. Ja tegelikult ma hakkan täna mingis mõttes uut teemat rääkima, aga tegelikult see haakub väga otseselt sellega, mis ma olen eelmistes mis tegelikult ka Kai rääkis, ütleme osalt just eelmistel koosolekutel. Ja ma esitan täna sihukese väga konkreetse küsimuse. Kas jõukus on Jumala tahe? Siis ma räägin siis kristlase elu jaoks. Mis Jumal arvab üldse rahast, materiaalsetest asjadest ja mida ta tahab sinu jaoks isiklikult? Nüüd üks väga oluline asi selle teemaga seoses, selle ümber on olnud päris palju vahest vaidlemisi, on vahest olnud ka sükseid eriarvamusi ja on olnud nii ühtepidi, siis ütleme ühtepidi kraavi minekut, kui ta teistpidi kraavi minekut. No mõningad näited ma toon sulle. Näiteks ühes kirikus, ma ei hakka siin nime ütlema, sest ma ei ürita kedagi otseselt maha tegema hakata, on näiteks niisugune reegel paika pandud, et need, kes on siis Jumala sulased, nimetame niimoodi, neil on omaette nimetus seal küll, nad peavad võtma vaesuse tõotuse. Mis see tähendab seda? Seda tõotama, et nemad kogu selle aja, kui nad on seal siis selles vaimulikus töös, otsustavad elada vaeselt. See tähendab seda, et kõik elementaarne ainult on lihtsalt olemas, toit laual ja mis iganes muu ja midagi enamat liiga palju. Nüüd, kas meil piibel sihukest asja õpetab? Me ei õpeta. Nüüd on olemas teistpidi äärmusi, kus, nagu öeldakse, inimesed kuulevad sellest õpetusest ja hakkavad, nagu öeldakse, raha tõstma enda elus ülimalt olulise kohale. See, mida sa omad, kui palju sa omad ja see nagu öeldakse, läheb väga olulisele kohale ja tegelikult sellega me tegelesime ka just, kui me rääkisime sellest ühest isandast. See, et raha ei tohi olla see, mis määrab sinu elus otsuse. Ja ka materiaalsed asjad ei tohi olla. Nüüd, mis on see kesktee? Nüüd, vahetevahel inimesed mõtlevad seda, et kui mingid asjad võivad meie elus probleeme tekitada, siis parem on need meie elust ära kõrvaldada. Nüüd, siin on üks probleem selle asjaga. Näiteks toome sihukesest mehe lähtekohast. Vahetevahel mõne meesterahva jaoks öeldakse nagu, et naised on tema komistuseks. Nüüd tegelikult ei ole need naised, kes on tema komistuseks, vaid see on tema mõtlemine ja see, et ta ei kontrolli oma mõtlemist. See ei tähenda seda, et naised tuleb maailmast kõik ära koristada sellepärast, et mõnel mehel võivad himud tekkida või midagi taolist. Või ta hakkab tegema valesid valikuid. Ei, see ei ole see. Või peaks nad ära peitma või paneme nad loori taha peitu või midagi taolist. Ei, see ei ole selles. Ongi sama. Nüüd rahaga ka ei ole see, et kui mõni ütleb, et no ka raha võib mõne inimeses uhkeks teha ja mõni inimene võib ahneks muutuda ja võib raha armastama hakata. Ja piibel räägib nendest asjadest. Nüüd, kas me peame raha ära kõrvaldama siit maailmast? Et kui meil raha oleks ära kõrvaldatud, me oleks vist meie selles üldises kontekstis väga tõsistes probleemides. Nii et meil on vaja raha. Ja selles mõttes see ongi väga oluline, et meie mõtlemine nendes asjades oleks õige. Aga ma lähen täna sihukeste aluseliste asjade juurde ja ütleme Võru kogudus, kes on vaatamas, osalt saab natukene sama materjali, mis ma õpetasin ka seal olles, aga ma tahan selle uuesti välja tuua ja just see on väga oluline see, et kui isegi sa kuuled tuttavaid printsiipe ja kirjakohti, küsimus ei ole selles, mis sa oled kuulnud, vaid küsimus on selles, mida sina usud. Ja läheme kõige alguses Mattuse evangeeliumi 7. peatükki. Nüüd see on üks tõsine kirjakoht, kus Jeesus manitseb siin kedagi. Ja on tegelikult nendega isegi karm. Ja me näeme, Jeesus teatud kontekstis on inimestega karm, aga huvitav on see, et ta on just nende inimestega karm, kellel on teatud väga kõrge vastutus, aga nad teevad asju väga valesti oma elus. Sageli ta on karm just ka variseride ja kirjatundjatega. Miks pärast, sest nad on kuulnud väga palju Jumala sõna printsiipe, nad peaksid nende asjade järgi elama ja tegutsema, aga nad ei tegutse ja me näeme nüüd, Jumal on ka temaga karm. Vahetevahel mõned inimesed mõtlevad, see on nii hea, kui me kuuleme head õpetust ja oleme aastaid kuulnud head õpetust, sinu vastutus on väga kõrgel. Ja ka kohtumõistmine või ka isegi karmus võib sulle osaks saada, kui sa ei ela nende printsiipide järgi, eriti kui sa oled saanud seda väga palju, väga selgelt ja sinu vastutus on väga kõrgel tasemel. Nüüd me peame selle arvestama. Ja nüüd ta ütleb siin, aga ta ütles neile, Jesaja on hästi teist silmakirjatsejast ennustanud.
nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, kuid nende süda on minust kaugel. Kas sa märkad, ta juhib tähelepanu, need inimesed on silmakirjatsed ja toob välja, mis asi on silmakirjatsemine. Mattuse 7.6 on õige või? Ei olegi või? Huvitav, kes siis valesti kirjutas selle? Ma ei saa sind aidata ka. Kuskil ta seal on? See on Markuses. Mul on endal lugesin ise valesti. Mitte Mattus, vaid Markus. Markus 7.6. Nii, otsige koos minuga ülesse. Mitte Mattus, vaid Markus. Niisiis, Jesaja toob silmakirjatsejate probleemi välja ja see probleem on seisneb milles, et ta räägib õiget juttu, aga ei ela selle järgi. Nüüd vaata, millises konteksti ta selle paneb. Ta ütleb, ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Nüüd ta hakkab tegelema sellega, et on vahetevahel asju, mida õpetatakse, mis on inimeste arvamised, inimeste paika pandud reeglid, inimeste paika pandud printsiibid, mis ei pärine Jumala käest, eks ju. See printsiip oli ka siis olemas. Ja see oli probleemiks tegelikult. Ja Jeesus tegeleb sellega. Ja ütleb niimoodi 8. salm, sest hüljates Jumala käsu, saame aru, vanas lepingus nad järgisid käsuseadust, te peate inimeste pärimusi. Ehk siis nad hülgasid selle, mis oli Jumal oma käsuseaduses paika pannud ja võtsid inimeste poolt, mis asi inimeste pärimused. Tähendab seda, see on traditsioonid, eks ju. Ja järgisid neid ja pidasid neid olulisemaks kui see, mis ütles Jumala sõna. Me jõuame kohe selle olulise punktini, miks ma seda räägin siin. Siis ta ütleb, ilus küll, te heidate Jumala käsu kõrvale, et pidada oma pärimust. Sest Mooses ütles, sa pead oma isa ja ema austama ja kes isa või ema neab, peab surma surema. Me saame aru, see on üks väga oluline käsk, tegelikult see on 10 käsust üks isegi. Et sa pead oma vanemaid ja siis isa ja ema austama. Nüüd see üks on see sama verbaalne õige suhtumine ja nii-öelda õige hoiak, aga me näeme, siin on ka üks asi, mida Piibel väga palju rõhutab ja ka Vanas testamendis ja ka tegelikult otsaga tõesti Uues testamendis ka meil on see sees, et see vanemate austamine tähendab ka nende materiaalset nii-öelda aitamist või neile andmist. Ja see on üks asi, mis tasub meil ka meeles pidada, isegi siis, kui sa oled suuremaks juba kasvanud ja sinu vanemad elavad, siis Jumal peab sind ka vastutavaks, et sa oleksid neid aitamas erinevatel, on see siis praktilistel viisidel või ka isegi materiaalsetel viisidel. See, et nemad sel ajal, kui sina olid väike, hoolitsesid sinu eest, pidasid sind üleval, siis Jumal tahab, et sa ka tegelikult tasuksid selle eest. Sellel isegi viide olemas meil Vanas Uues testamendis ka isegi. Nüüd vaatame edasi, et ta juhib selle tähelepanu, et nad on selle kõrvale heitnud selle olulise käsu. Ütleb, Mooses ütles, sa pead oma isa ja ema austama siis 11 salm. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb oma isale või emale korbaan, see tähendab ohvriand, on see, mis sa iganes minu käest võiksid saada, siis ta ei lase teda enam ühtki head teha oma isale ega emale. Ja teete nõnda Jumala sõna tühjaks oma pärimusega, mille te olete pärinud, et te teete palju muud seesugust. Nüüd võib-olla see fraas, sa ei saa nagu paru võib-olla, mis see tähendab, mis korbaan või mis asi see oli. Nüüd põhimõtteliselt nad tegid seda, et see oli see sama raha või see materiaalsed asjad, mis nad oleks pidanud tegelikult oma vanematele andma ja selle läbi neid austama. Nad andsid selle ohvrianniks ehk siis kogudusse. Kõlab väga vaimulikuna ju. See on ju väga tore ju, ikka peab kogudusse andma, ikka peab ju Jumala töösse andma ja mis iganes. Iva on selles, kui sa üritad selliste asjade tahab eita ennast ja see oli traditsioonist toodud ka veel inimeste komme, siis see on tegelikult väga vale, sest et tegelikult vanemad ei saa seda osa, mis neile kuulub. Amen? Et me saaksime sellest aru, sellest printsiibist. Miks ma seda räägin tegelikult? See ongi see sama asi. Vahetevahel võib olla mõningaid õpetusi, mõningaid asju, mida inimesed räägivad, ka rahaasjadest ja õpetavad ja inimesed on harjunud neid aastakümneid, vahest isegi aastasadu järgima ja nad ei küsi, kas see on tegelikult Jumala sõnas. Amen? Ja see on väga oluline, et me küsiksime neid küsimusi. Okei, ma usun seda ja ma olen veendunud selles ja selles printsiibis, kust ma selle idee olen saanud. Kas selle kohta on Piiblis mitmed kirjakohad, mitmed tõed, mis sellele viitavad. Näiteks sa satud mõne kristlaste seltskonda ja ütled sihukese fraasi välja.
Raha on kõige kurja juur. Raha on kõige kurja juur. Ja suurem osa kristlusi noogutud, muidugi, täpselt nii. Ja raha ongi kõige kurja juur. Muuseas, see on vale. Kas ma tohin sind raputada just niimoodi öeldes? Muuseas, see on vale. Raha ei ole kõige kurja juur. Mis asja sa ütlesid? Raha ju on kõige kurja juur. Piibel ju ütleb, et raha on kõige kurja juur. Ei ütle Piibel, raha on kõige kurja juur. Mida Piibel ütleb? Sina oled juba haritud, eks ju. Et raha armastus on kõige kurja juur. Ja need on väga erinevad asjad. Raha on üks materiaalne, tüüpiliselt ütleme siis paber või münt. Ja millel on antud siis väärtus. Aga raha armastus ei ole materiaalne asi. See ei ole mida sa saad panna rahakotti või kanda pangaarvele midagi taolist. See on midagi sellist, mis on inimese südames. Ja see on kõige kurja juur. Ja see on väga suur vahe, et me suudame neid asju helistada. Ja see sama mõttelaad, mis inimestele vahel rahaga seoses üldse on see, et raha omamine ja ka kristlastena isegi millegi hea omamine, seda peetakse kuidagi see päris hea ei ole, okei, las ta olla, aga kui ta ikkagi liiga kallis on, siis kas ikka peab seda omama ja kas see on päris hea ja Jumalal on ühed teised suhtumised selles suhtes ja täna me hakkame vaatama seda teemat ja ma tahan, et see mõttelaad muutuks, sest et sellega seoses on üks tõsine probleem. Nüüd, mis sa arvad, kas oleks tore, kui igal pühapäeval, kui sina teed mingisuguse kommertstelevisioonikanali lahti. Kell on näiteks 10 hommikul ja sealt tuleks ühe hea koguduse, hea sõnum Jumala sõnast. Seal oleks jutlus ja oleks Jumala ülistus ja seda kantakse otse ülekandel üle. Küsin, aga ei ole seda. Kas sa tead, miks seda ei ole? Sellepärast, et kogudustel ei ole raha selle jaoks. See maksab päris palju, et sükest asja teha. Kui sa tahaksid kommertskanalile kanda koguduse koosolekut otse üle, et inimesed võiksid seda vaadata, Jumala sõna saaks levitada. See maksab päris palju. Kas nad annaksid selle võimaluse? Kui sul raha on, siis ma arvan, et ma annaksid. Kui sa maksad, nagu öeldakse, arvestatavalt. Nüüd ma ei tea, kui palju see maksma võiks minna, aga ta kindlasti maksaks. Nüüd, kes tahaks sükest kraani kinni hoida, et keegi ei saaks niimoodi Jumala sõna kuulutada? Mis sa arvad? Kas Jumal tahaks seda, et nagu meie Jumala sõna ei saaks levida, kas või kommertskanali kaudu või jõuda inimesteni, et inimesed võiksid kuulda seda? Kes seda tahaks? Kurat on see, kes tahaks, et Jumala sõna ei leviks, et inimesed ei kuuleks seda, et see sõnum ei saaks nende elusid muuta. Miks meie ka isegi kommertskanalitel ei ole mõnda hea sõnumiga, hea õpetusega, kristlikku, ütleme evangeelset sõnumit kuulutavat saadet? Miks ei ole? Sellepärast, et kogudustel ei ole selleks raha. Sest see maksab päris paras jagu palju. See peaks olema väga kvaliteetselt tehtud, pluss siis ka selle eetri aeg ei ole lihtsalt mõningad 100 eurod. See oleks iga kord, kes teab, võib-olla isegi mõni 1000 ringis, ma ei oska öelda, ma ei ole uurinud neid hindu. Miks see kogudus ei saa seda teha? Sest et neil ei ole raha. Kes seda tahab, et neil oleks raha? Ja see evangeelne sõnum ei jõuaks inimesteni. Kas Jumal tahab seda? Ja kui me ütleme, et raha on kõige kurja juur, siis me ütleksime sellega, et selleks, et evangeeliumi kuulutama, peame selle kõige kurja juure ära kõrvaldama. See on üks väga oluline asi, et me peame aru saama sellest, miks on see sama, kuidas ma nimetaksin, niisugune jõukuse vastu ja raha vastu, ütleme materiaalse külluse vastu sõdimine on niivõrd vale oma olemuselt. See on oma olemuselt kuratlik tegelikult, et panna koguduste võimekus ja nende potentsiaal kinni. Amen. Kui Jumal ütleb, et me peaksime minema kõike maailma, kuulutame evangeeliumi kõigele loodule. Nüüd selle kõige loodu juurde jõudmiseks on sul vaja mingisugust kas autot või rongi või lennukit või mida iganes asju vahest. Kõik see loodu ei ole sidu enda kõrval kohe. Nüüd selleks, et sa sõita selle rongi või auto või lennukiga, on sul vaja mida? Raha, et osta siis kütus või osta pilet, mis iganes. Sul on vaja raha selleks.
Mis see raha teeb sellises situatsioonis, kui ta viib sind inimesteni, et sa saaksid neile evangeeliumi kuulutada? Ta teeb head. Ta ei tooda kurja. Ta ei tooda midagi halba. Ta ei tee midagi negatiivset. Ta ei too inimestele hävingut. Ta toob midagi abi neile. Selleks, et inimestele abi tuua on vaja mida? Raha. Amen. Ma tahan sinu mõtlemist natukene võib-olla vormida selle asja koha pealt, et me hakkaks mõtlema selle koha pealt teistmoodi võib-olla. Isegi me usume, et Jumal tahab, et me oleksime jõukad, aga me ei ole nagu oleks sellest piisavalt julged. Ja vaata, me jõuame siit kirja kohali. Ja see on 3. Johannese 2. Sest vaata veel mõned inimesed ütlevad, kui sa räägid jõukusest, siis inimestel mõte kohe on see, et mis mina oman ja mis mina saan ja mis mul on ja mida mina saaksin teha. Ja nüüd see ei ole kogu selle jõukuse teema eesmärk. Aga selleks, et sa võiksid anda, on sinul seda raha siiski kõigepealt vaja. On nii? See, kui sa said täna korjandusse anda või kanda sinna arvele raha, siis milleks sul oli? Sul oli vaja ise kõigepealt saada see raha. On ju nii? Ja kui sul ei ole seda raha, siis sa ei saagi korjandusse anda. Nüüd, mida ütleb 3. Johannese 2? See on üks peatükk on. Tuttav kirjakoht kindlasti. Ta ütleb, armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd, ta kõlab eesti keeles väga ilus, armas ja vaata vahel me oleme harjunud ka kirjade algusesse kirjutama, kui sa veel kirjutad kirja, ütleme e-maili alguses sageli sa ei kirjutagi sissejuhatus, võib-olla selle ajal, kui ütleme, oli veel harjumus see paberkujul kirja kirjutada, siis ikkagi kirjutati ilus sissejuhatus ja kui taheti väga kena ja armas kiri kirjutada, siis sellel oli sissejuhatus ja selles oli mingisugune alguses mingi tore soov või midagi julgustavat või midagi ilusat öeldud sinna algusesse. See oli ju tavaline, eks ju, on ju nii. Nüüd peame meeles, Jumala sõna, isegi kui meil on siin need kirjad sees, ei ole mitte sellepärast, et lihtsalt toredat soovi sulle kirjutada. Jumal ei oleks lasknud tal kirjutada lihtsalt ühte ilusat, toredat ümmargust jutukest, mida ta ütles küll, aga tõsiselt ei mõelnud. Järelikult ta ütles, mida ta ütles? Ta ütles Jumala tahet nende jaoks. Ja kuna Jumal ei tee vahet isikute vahel, siis ta ütles ka Jumala tahet sinu jaoks. Nüüd läheme, inglise keeles on selline tõlge nagu King James, mis on kõige rohkem inglise keeles kasutatud tõlge ja see tõlgib selle konkreetse salmi sellisel kombel. Ta ütleb, armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas ja oleksid terve, nii nagu su hingi on jõukas. Nüüd see viimane fraas võib-olla me ei räägi päris eesti keeles niimoodi, aga seda on hea just niimoodi kandiliselt tõlkida natukene. Sest et nüüd siin on selline sõna nagu armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas. Nüüd see sõna, mis on seal meil eesti keeles on tõlgitud käsi hästi käiks, see sõna jõukas oleks natukene parem tegelikult tõlkida seda. Sest käsi käib hästi, see on liiga üldine ja liiga selline, lihtsalt kenasti kõlab, aga see sõna on jõukas. Ma otsisin välja algteksti sõna ja tegelikult seda on just kõige korrektsem ja täpsem just niimoodi tõlkida seda sõna. Jõukas. Nüüd, kuna me näeme, ta ütleb jõukas, terve ja hingegi lugu on hea. Me näeme siin selline 3 ala, me näeme siis materiaalset jõukust, me näeme füüsilist tervist ja me näeme ka sinu tasakaalus mõtlemist. Ja need on omavahel veel seotud muidugi. Ja me näeme, ta ütleb siin siis Jumala tahte, siis selles kontekstis ende jaoks, kellele ta kirjutab, kuna Jumal ei vahet isikute vahel, siis ta ütleb seda ka sinu jaoks. Jumal tahab, et sina oleksid jõukas. Nüüd mõni ütleb, see ei kõla üldse hästi, rikkad inimesed on kõik uhked inimesed. Nüüd see ei ole õige ütlemine. Meil on piiblis kirjeldus mitmetest inimestest, kes on rikkad ja kes ei olnud uhked inimesed. Jumal hoiatab selle suhtes, me hiljem jõuame sinna kirja kohta juurde, kuigi see ei ole mu täna põhiteema, aga iva on selles, me peame sellisel kombel mõtlema. See on Jumala tahe sinu jaoks. Selleks, et Jumala riigi töö võiks minna edasi. Selleks, et Jumala sõna saaks kuulutud. Selleks, et me võiksime ka isegi seda, et me ülekandes saame näidata seda, mis selleks on vaja rahalisi vahendeid.
Inimesed, kes seda pilti näevad, nad ei tea seda, et meil on siin mitu kaamerat, kes filmib, mõni küsib, et kus ühest ei piisa. Sellest, et Jumala riigi tööasju tuleb hästi ja korralikult teha, sellepärast on vaja mitu. Aga kus nad odavamad ei või olla odavad. Jumal on väga paljude asjade puhul paika pannud selle, et need asjad ei pea olema kõige odavamad ja kõige nii-öelda keskpärasemad. Sest me näeme, kui Jumala riigi töös tehti asju, ka vanas lepingus, kui ehitati tempel Jumala jaoks, siis Jumal ei lasknud kõik odavamat kraami kokku lihtsalt tuua. Mingid allahindlusega, mingisugused viletsed asju. Need olid kõik väga kõrgel tasemel tolleaegselt, väga kvaliteetsed asjad, väga väärtuslikud asjad. Ja samas, kui taevas on ehitatud ka taevane linn, siis ka seal on kasutatud väga kvaliteetseid ja pluss siis ka väga kalleid vahendeid ja asju. Et Jumala riigi töö peab olema tehtud kvaliteetselt ja korrektselt ja hästi. Amen. Miks pärast? Sest see on Jumala riigi töö. Amen. Kui see on sinu enda isiklik asi, siis sina otsustad, mismoodi sa tahad seda. Aga kui me räägime Jumala asjadest, siis see peab olema tehtud korrektselt, see peab olema tehtud viisakalt, see peab olema tehtud hästi ja esinduslikult ka. Amen. Ma tean, sind juba enam see ei häiri, sa oled sellega harjunud. Miks see pastor peab siia ette tulema, et on ülikonnas kogu aeg ja lips sees ja ilusti triiksärk ees. Kas sa võiks nagu vabamalt tulla? Tule teksapüksiga ja pane mingisugune väljaveninud teesärk. Ja mõned kogudustes inimesed teevad seda ja ka isegi jutlustajad teevad seda. Aga miks pärast see ei ole hea? Sest et sinu välimus annab sõnumile nii-öelda ka tausta taha. Sest kui sa midagi pead oluliseks, kui sa midagi pead väärtuslikuks, siis sa ka nii-öelda oma välimusega väljendad seda. Kui sa lähed kellegi laulatusele, siis sa väljendad oma välimusega seda, kuivõrd palju sulle see läheb korda. Või läheb tema pulmapittu lähed, siis sulle ka sa väljendad sellega, kuivõrd oluline ja kuivõrd tähtis see sündmus sinu jaoks on. Amen. Nüüd ma ei hakka mingit täpset reeglid panema, ma saan aru, meie kultuuri kontekstis üldiselt ülikonda meeste puhul siis peetakse selliseks esinduslikuks ja viisakaks asjaks. Amen. Ja see ei ole mitte lihtsalt eputamiseks või lihtsalt midagi taoliseks, sest meil on ka isegi näide siit samast poliitilisest maastik. Inimene, kes ei vitsinud korralikult ülikonda selga panna, tõsteti valgest majast lõpuks välja. Nüüd see ei olnud põhipõhjus, okei. Nüüd ma ei hakka minema sinna teemasse, aga tark on ennast viisakalt riidesse panna. Kes teab, see teab ja kes ei tea. Nii, aga nüüd see ei ole see põhjus, miks mina seda kannan. Aga nüüd me peame, nagu öeldakse, vahest neid asju jälgima, et nagu öeldakse, kuidas me esitame Jumala sõna, kuidas see sõnum saab esitatud. Amen. Et see, nagu öeldakse, peab olema esitatud sellisel kombel, et see on Jumalale vääriline. Amen. Niisiis, Jumal tahab, et sina oleksid jõukas. Jumal tahab, et sina oleksid jõukas. Nüüd, miks ta seda tahab? Nüüd, kas sa märkad, siin on ka fraas, ma soovin üle kõige. Ka see on korrektselt meil inglise keeles tõlgitud. Ja ta millega ta seob selle sinu hingega. Ja siis see on seotud väga otseselt siis sinu mõtlemisega. Hing tähendab siis sinu mõtlemist, sinu emotsioone ja ka mälestus ja ütleme mõttelaadi kui sellist. See on seotud sellega. Tähendab seda, et see, kuidas sina mõtled, me võin kasutada ka sellist väljendit, mismoodi sa ise ennast näed. Sest inimesed ütlevad, ma olen kasvanud ju üles sellises perekonnas, kus ei ole alati kõike piisavalt olnud ja me oleme nii-öelda vaeses peres olnud, siis Jumal peabki muutma kindlasti sinu mõtlemise. Sest kui me räägime näiteks ka koguduse kasvust, siis alati kõik asjad, mis on suuremad ja uuemad ja paremad, nõuavad palju rohkem vahendeid, et neid hallata. Ma ei tea, kas oled selle peale mõelnud. Näiteks ütleme, ma räägin autojuhi rolli positsioonist. Et kui sul on üks vanem auto, mis on ikka päris parasjagu, ütleme kuskil 20 aastat vana midagi sellist, siis selle ülalhoidmine üldreeglina, saame aru, seal võivad tulla mängu remondid ja sellised asjad, on ikkagi enamasti odavam kui täiesti uue masina ülalhoidmine. Kui see uus masin, ja eriti kui ta on veel nii-öelda kallima klassi masin, saab mingil kombel nii-öelda mis iganes autoõnnetuses kuskil viga, siis selle remontimine on, nagu öeldakse, ikka väga palju kallim, kui on selle vanema masina, mis on kuskil 20 aastat vana.
No, ma võin ühe näite tuua. Meil see sama auto, mis me kasutame, mulle juhtus väiksemat sorti autoõnnetust ja sõitsin ühel tagant sisse niimoodi üsna kergelt tegelikult niimoodi, et ma nii-öelda natukene tema numbrimärgi vist lömastasin ära ja natukene midagi seal oli veel, väike pragu vist oli sees. Ja sellel autol oli ka ees iluvõres oli üks pragu sees ja väga palju rohkem muud ei olnudki, seal oli natukene, see oli paindunud veidi paigast ära ja kuna seal on kaskokindlustus peal, siis ma pöördusin sinna kaskokindlustusse seal on, ja siis nad lõid need asjad kokku, tegid pildid, värgid, särgid ära ja siis ma nägin seda, missuguse arve nad esitasid selle kaskokindlustuse. See oli 5000. Ja siis nad vahetasid esiotsa välja ja tegelikult põhimõtteliselt kõik vahetati välja, mis seal vahetada oli võimalik. Autos ära ja palju on enam ilusam kui enne. Nüüd see on see sama, kui sa võid aru saada seda, et kui sul on uuem masin, siis selle remontimine, nagu öeldakse, kui see on mingi isegi visuaalselt tundub väike asi, see on tegelikult üllatavalt kallis sageli ja nagu muidugi saad aru, seal on äris käib natuke teistmoodi asjad, muidugi nad kirjutavad kõik, mis võimalik sinna sisse kirjutada on. Mulle see sobib selles mõttes, pole probleemi. Aga nüüd kui sul on ka suurem kogudus, siis on vaja suuremat hoonet, mille ülalpidamine on kallim. Amen. Ja kui sul on, nagu öeldakse, rohkem inimesi, sul on vaja rohkem inimesi tegutsema, sul on vaja rohkem tehnilisi vahendeid, sul on vaja inimesi, kes seda haldavad. Mis on kõik lõppkokkuvõttes rohkem nõuab, see nõuab rohkem raha. Ja kui me räägime sellest, et kui öeldakse, me usume ärkamist ja usume, et inimesi saab tulema väga palju päästmisele, mis see tähendab seda? See tähendab seda, et meil on vaja palju rohkem raha tulevikus kui täna. Amen. Ja kui me usume, kogudus kasvab, siis see tähendab seda, et ka raha peab tulema rohkem juurde. Sest me ei saa lihtsalt nagu öeldakse seda hallata ja seda käimas hoidma nende vahenditega, mis meil täna on. Amen. Amen. Ja kui me tahame rohkemani jõuda ja enamani jõuda, siis me peame arvestama sellega, et see on alati kallim. Nii et kui sa igatsed endale näiteks, sa oled ütleme inimene, kes on elanud korteris ja igatsed, et seal võiks olla maja. Ja ütleme, tänu Jumala õnnistusega saad selle maja valmis, aga sa pead teadma seda, et selle maja ülalpidamine on palju kallim kui korteri ülalpidamine. Sul oli võib-olla korteri iga kuine arve, mis iganes elektriarved ja muud asjad iganes, oli siis mingi konkreetne number. Ja nüüd, kui sa jõuad sinna majja, siis sa avastad seda, et see number on arvestatavalt suurem. Mis sa tähendab seda, et sa pead uskuma alati, kui sa usud lisa suurenemist, lisamudumist, kasvu, siis sul on vaja ka lisavahendeid, et seda kõike käimas hoida. Amen. Kui sa täna oled sõitmas autoga, aga kui Jumal annab sulle südamesse, et sa peaksid lennukiga hakkama lendama, siis need numbrid mitmekordistuvad. See, et sa tõused maast selle aparaadiga isegi õhku juba, see on juba omaette teema, pluss siis selle lennuki hoidmine ja kõik see asjad ja selle kulutused on arvestatavalt suuremad, kui on ühe tavalise auto ülalpidamine. Ja sa pead mõtlema selliste asjade peale, et kui sa usud lõikust ja usud nii-öelda ka kasvu, siis sa pead uskuma ka mitte ainult vahendeid selle asja ehitamiseks või tegemiseks, vaid ka vahendeid selle asja ülalpidamiseks, mis on suuremad, kui need siiamaani on olnud sul. Amen. Aga alati koos sellega, mis Jumal annab sulle, ta annab sulle ka varustuse selle jaoks. Amen. Kui kogudus kasvab, siis Jumal toob ka rahalisi vahendeid juurde selle koguduse ülalpidamiseks. Amen. Nii lähme 2. Korintlastele 9:8. Juba korral sulle lugesin seda. Kui ma juba lugesin, siis loeme kohe lahindatud tõlkes. See on minu üks lemmikuid kirjakohti just selles samas lahindatud tõlkes. Sa võid ise jälgida seda meie Eesti tavalises tõlkes. Aga soovitan sulle endal see kirjakoht kindlasti kuskilt lahindatud tõlkes välja otsida. Kui sa inglise keelt ise loed, siis sa võid selle ise tõlkida või võin sulle selle ma isegi saata ka kuskile. 2. Korintlastele 9:8 ütleb niimoodi, lahindatud tõlkes siis. Ja Jumal on võimeline laskma kõigel armul, igal soosingul ja maisel õnnistusel tulla teie juurde külluses. Ja siis Jumal on mida võimeline tegema? Laskma millel tulla siis? Kõigel armul, igal soosingul ja maisel õnnistusel. Tulla sinu juurde külluses. Me näeme nüüd, siin on see sama Jumala vägi, Jumala üleloomulik vägi sinu jaoks. Pluss siis selle kaasas on ka soosing. Amen. Ja ka maine õnnistus. Ja siis ütleb, et te võiksite alati
alati ja igas olukorras ja vaatamata vajadusele olla majanduslikult sõltumatud. Nüüd millest see räägib seda, et kui kuskil on midagi vaja osta, midagi on vaja teha, siis et sul on olemas need vahendid. Ja sa ei pea kellegi käest küsima, kellegi käest manguma ja isegi me näeme isegi vanas lepingus viitab sellele, et sa ei pea isegi laenu võtma. Nüüd see ei ole vale teha, aga Jumal tahab sind kasvatada kohta, kus sulle isegi ei ole vaja seda. Jumal tahab, et meil võiks olla sellised vahendid. Amen. Ja see käib iga kristlase kohta muuseas. Ütled, see on liiga absurdselt üle pea. Ei, see ei ole. Vaata edasi, mis ta ütleb veel. Ja omaksite piisavalt ega vajaks kellegi abi või toetust. Ja nüüd ta ütleb olulise fraasi. Ja oleksite külluslikult varustatud iga hea teo ja helde annetuse jaoks. Nüüd jumalik mõtlemine on see, et sinul on kõike külluslikult ja sul on ka külluslikult, et anda. Nüüd ma esitan ühe sellise küsimuse ja mitte kuidagi nagu halvustavalt või nina peale visata. Miks sa täna ei andnud 1000 eurot korjandusse? Nüüd sa ei pea vastama. Vastus on, sul ei olnud seda kohe niimoodi võtta, sest sul on vaja arved maksta, sul on vaja erinevad kulutused katta, sul on vaja inimesed asjad, sul on vaja oma rahasid kasutada. On ju nii? Aga Jumal tahab, et sulle võiks olla seesama 1000 eurot üle selle, et sinu arved on makstud, sinu toit on ostetud, sinu kütusekulud on kaetud, sinu muud iganes asjad on kõik makstud. Amen. Ja sul oleks see üle sellest ja sul oleks anda see. Amen. Nüüd see on see põhjus, miks Jumal tahab, et sa võiksid olla jõukas. Kujuta ette, kui me võtaksime korjanduse kokku ja iga ühel oleks täna näiteks 1000 eurot üle ja oleks anda see Jumala riigi töösse. Ja Jumal tahab, et see võiks olla nii. Nüüd see nõuab mida? Et see raha peab tulema sinu kätte. Nüüd see vajab teistmoodi mõtlemise. Inimesed, kes on niivõrd läbi imbunud sellest, et raha on kõige kurja juur, nad ei suuda seda ammustada. Mida sa räägid siin sükest asju? See ongi see, mis Jumala igatsus on. Et inimesed tulevad Jumala kogudusse, nad armastavad niivõrd Jumala riigi tööd ja neil on rohkesti üle, aga selleks neil on vaja kõigepealt ise see saada enda kätte. See, et see 1000 on sinu käes. Amen. Sa oled saanud ja legaalsel viisil muidugi, saad aru, eks ju. Kas need on palgaga läbi tulnud, on need erinevatel muudel legaalsetel viisidel, Jumal on sinu kätte need asjad andnud ja sul on anda. Sul on anda. Ja sa oled rikas iga hea teo tarvis. See tähendab seda, et me ütleme välja, meil on projekt selle asja jaoks koguda raha, et me haksime Jumala riigi tööd teha selle asja jaoks ja iga ühel teist on olemas külluslikult, et anda sellesse. Ja see on Jumala tahe. See on Jumala tahe, aga selleks on vaja, et sul see raha oleks olemas. Nüüd see ongi sama jõukuse mõte, ei ole ainult see, et sina istuksid kullahunniku otsas, vaid Jumala jõukuse mõte on see, et sa istuksid kullahunniku otsas ja sul oleks rohkest sellest hunnikust välja jagada. Ma sõnastan selle meelega just niimoodi. Sa küsid, kus see on? Saalomon muuseas istus, mitte tehniliselt üks ühele, aga põhimõtteliselt ta istus kullahunniku otsas. Ja muuseas, kui sa uurid seda, kus see varandus oli tulnud, Jumal oli selle, kes oli andnud talle. Nüüd saame aru, ta hiljem keeras tema asjad läksid valesse suunda. Mõni ütleb, kas see oligi selle rikkuse probleemi. Muuseas ei olnud. Kui sa hakkad uurima tema elu, siis see ei olnud raha, mis tõi temale languse, vaid see, et ta eiras mitmeid Jumala sõna printsiipe, mis Jumala sõna oli paika pannud. Üks nendest oli näiteks see, et ta oleks tohtinud endale liiga palju igasuguseid hobuseid ja vankreid osta. Siis oli üks asi oli see, et ta ei tohiks liiga palju enne selle naisi võtta. Tollal oli mitme naise pidamine oli aksepteeritud vanas lepingus, aga ta ei oleks tohtinud sellega minna üle sellesse kohta ja ta võttis tegelikult ka uskmatuid naisi, ehk siis neid, kes olid tegelikult ebajumalad kummardamas. Võttis selliseid naisi enne selle. Ja nüüd me näeme kogu selle asja juures, ta lõpuks ka kogu, seal oli ka antud kuninga jaoks ka isegi piirid selle kohta just see, et ta ei koguks enne selle seda hõbedat ka hunnikutes. Mida? Ja kulda ka. Ka seal olid pandud piirid ja raamistikud selle kohalt, miks pärast. Ja ta eiras neid põhiprintsiipe ja see sõna kuulmatus või Jumala sõna printsiipide eiramine oli see, mis põhjustas tema elus languse. Mitte raha ei toonud seda probleemi. See probleem oli tema südames. Amen. Et
see on üks asi, me peame aru saama, raha ei too inimese ellu probleeme, vaid tema südames on ennem probleemid ja sageli raha paljastab need probleemid. Ja me peame aru saama sellest, et see on väga suur erinevus ja vahetevahel inimesed tunnevad nii halvasti, raha ei tohi olla liiga palju ja ma ei taha seda raha omada. Kui sina ei taha omada, siis võta see selle jaoks, et Jumala kogudusse anda. Amen. Kui sina ei taha seda raha, anna mulle. Mitte sellepärast, et ma tahaks ise selle omada, et ma saaksin veel rohkem Jumala riigi töösse anda. Ma saaksin teha, mis Jumal saaks tehtud. Amen. Mina tahan raha. Ja sel samal põhjusel, miks ma ütlesin siin, et mul oleks kõike külluslikult anda Jumala riigi töösse. Nüüd see nõuab mõtlemise uuendamist, sest et see ei ole kristlikus maailmas tavaliselt see mõtlemine. Ja paljud inimesed, paljudes kogudustes üldse välditakse raha teemast rääkimisi. Me oleme need, kes räägime ennem korjandust välis pikalt, Jumala sõna printsiipe nii andmisest kui künnisest ja erinevatest asjadest. Mõnedes kogudustes ei puudutata neid asju. Lihtsalt öeldakse, et võtame nüüd selle ohvri kokku, andke, mis teil südames on ja nüüd inimestel on vaja teada, miks nad annavad. Ja Jumal ei eelda seda, et sa lihtsalt midagi annad. Ta tahab, et sa usuksid konkreetselt, mida sa teaksid, miks sa annad. Ja Jumal ei ole mõelnud seda, et ta tahab ainult sinu raha kogu aeg kätte saada, vaid tal on plaan sulle anda ka lõikust. Amen. Niisiis, ma tean, ma meelega raputan täna võib-olla, ma ei tea, kas paljudel meil võib-olla siin ei raputa, aga inimesed, kes pole neid teemasid võib-olla uurinud, võivad natukene selle peale mõelda. Nüüd läheme laulud 35-27. Ma kasutan küll mitmeid teisi tõlkeid siin kõrval, aga kui sa võtsid võtta ja kui sa oled inimene, kes nii-öelda suudab inglise keelt lugeda või kui sa tahad ka algteksti lausa vaadata, tänasel päeval ei pea selleks heebrea ega kreeka keelt oskama. Sul on võimalik tegelikult need kõike isiklikult vaadata üle. Ja osad peame aru saama seda, et mitte 68. aasta tõlge ja teised tõlked ei ole mitte valesti tõlgitud, vaid saame aru, meie keel on ka muutunud natukene. Ja sellepärast meie kõrv ei kuule enam seda sama päris, mis ta siin ütleb. Ja siin ta ütleb laulud 35-27. Õisaku ja rõõmustagu need, kellel on hea meel minu õigusest. Ning öelgu alati, olgu kõrgest ülistatud Jehova, kelle meeldib oma sulase hea käekäik. Me näeme siin, et siin on üks nii-öelda mudel, mille järgi väga paljus, ütleme 68. aasta tõlgid või kes need tõlkisid seda piiblit, nendel on üks sõna, mida meeldib väga sarnaselt tõlkida. Ja seesama on seesama hea käekäik või käsi hästi käiks. Ja tegelikult sa võid ise kontrollida enamus kohtades, seal taga on tegelikult jälle seesama sõna jõukus. Nüüd siin on tegelikult isegi natuke mahlakam sõna, heebrea keeles on selline sõna nagu shalom. Võib-olla oled kuulnud, väga tuntud sõna, eks ju. See tähendab head käekäiku, nii et järelikult see fraas ei ole vale. Terviklikkust, tervist, rahu ja ka jõukust. Nüüd kõik selle ühe kupatuse koos. Nii terviklikkus, rahu ja ka jõukus. Ja Jumalale meeldib sinu jõukus. Nüüd sa pead mõtisklema selle üle. Jumalale meeldib, kui mina olen jõukas. Amen. Ja kui siin nagu öeldakse, muidu see rahule ei jäta, siis võid juurde lisada ja ma ei armasta seda raha ka. Aga Jumalale meeldib, kui sina oled jõukas. Kui sul on palju raha ja palju vara. Jumalale meeldib see. Ei saa olla, raha on ju kõige kurja juur. See on vale. Raha armastus on kõige kurja juur. Ma meelega sõidan nendest asjadest niimoodi üle, sest et see on niivõrd vahest juurdunud. See isegi võib meil nii-öelda alateadvuses vahest me kasutame sellist sõna ka. Piibel küll ei kasuta seda, aga mõttelaadidesse sisse kujunenud. See, et nagu okei, natuke ikkagi teist võiks olla ja oleks rohkem anda, aga Jumalale meeldib, kui sina oleksid jõukas. Amen. Sest me näeme vanas lepingus järjest, kui hakata vaatama, täna kõike ei hakka vaatama, aga Abraham, Jumal teeb tema rikkaks. Siis tuleb tema järel tema üks poegadest, mitte üks poeg, üks konkreetne poeg, oluline poeg, Iisak. Ja tema kohta öeldakse, sai rikkaks, läks rikkamaks ja sai väga rikkaks.
Ja muuseas Abrahami kohta isegi ühes tõlkes ütleb, et Jumal tegi teda ekstreemselt rikkaks. Just niisugune sõna seal sees. Nüüd, ma ei ole nende elu puhul neid uurides märganud, et nad oleksid olnud tohutus raha armastuses. Meil kirjelduses Piiblis ei ole, nii et ma ei saa öelda, et nad ideaalselt elasid, nad olid inimesed, aga me ei näe, et nad oleksid selles olnud. Ja samas ma ei näe ka seda, et Jumal ütleb selle koha peal, kus ta viitab sellele, et Jumal oli teda jõukaks ja rikkaks teinud, et see oli hirmus paha, see oli hirmus jube ja see oli nii halb. See ei ole halb. Raha omamine ei ole halb. Raha armastus on halb. Amen. Ja need on täiesti kaks eri asja. Amen. Aga lähme nüüd tagasi. Jumalale meeldib sinu hea käekäik ehk siis sinu jõukus. Talle meeldib see. Kui tahad Jumalale meelepärane olla, siis saa jõukaks. Amen. Siin on kirjutatud nii. Mõni ütleb, et mulle ei meeldi sellised kirjakohad, siis tuleb nad Piiblist välja tõmmata. Kui sul on paberpiibel, võta nurkast kinni, tõmba välja, viska nurka. See on julm, eks ju. Aga miks ma niimoodi ütlen, sest et me peame aru saama sellest, et meie ümber võib olla väga palju vildakaid õpetusi ja need on hävitamas täna kristlikke kogudusi, need on hävitamas Jumala riigi tööd. Miks on tänasel päeval kogudused sageli puuduses ja probleemides? Tehakse üks oluline üritus, Jumala sõna kuulutamine, mingisugused konverentsid ja asjad ja sageli tuleb jälle see sama küsimus, et meil ei ole piisavalt raha selle jaoks. Ja siis teist otsa me õpetame jälle, raha on ikka paha ja raha ei tohi liiga palju olla. Ja samas meil on Jumal andnud ühe ülesande, teha üks oluline konverents, teha Jumala riigi tööd, kuulutada Jumala sõna ja meil ei ole raha selle jaoks. See tundub selline asi, nagu siin on nagu mingi vastuolu. Kas me sõdime ise enesega või? Ise me vajame seda raha, aga samas me ütleme, et me ei taha seda ja mida ei tohi olla. Võite, kas Jumal on ka sassis kuidagi taevas nendes asjades või? Ei ole. Tema ei ole sassis. Ta on ütelnud väga selgelt, talle meeldib sinu jõukus. Talle meeldib. Vaatame laulud 112.1. Nüüd see on piibel, eks ju, mis ma hakkan lugema. 112 ja salmist 1 siis. Halleluuja. Ma arvan, et see on tore öelda. Õnnis on mees, ehk õnnistatud on mees. Kindlasti käib see naise kohta ka, kes kardab Jehovat. Kui inimene on Jumala kartlik, siis see peaks olema väga õige asi. Amen? Ilmselgelt on õige asi. Ja teile väga meeldivad ta käsud. Saame aru, tegemist on vana lepingu kirjakohaga, ehk siis me võime tänasel päeval öelda, kellele meeldib Jumala sõna. Amen? Kui sina oled Jumala kartlik ja sulle meeldib Jumala sõna, need on väga positiivsed omadused. Amen? Ma arvan, et sellele iga kristlane kirjutab alla. Siis ta ütleb, võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse. Nüüd ta räägib sellest, et ka tema järel tulev sugu saab olema õnnistatud. No see, ma arvan, et see pole ka paha. Ja nüüd pane tähele, selles samas kontekstis öeldakse selle sama mehe kohta või selle sama inimese kohta siis. Vara ja rikkus on tema kojas ja Jumal on maru vihane tema peale. Seda ei ole kirjutatud siia, eks ju. Ta ütleb, vara ja rikkus on tema kojas, aga sa märkad, millega see on seotud. Sellega, et ta on Jumala kartlik ja see, et ta armastab Jumala sõna. Jumala kartlikkus ja rikkus. Mõni ütleb, et see ei taha minu kapslis kokku mahtuda. Siis pista siia kapslisse sisse ja pane nad kokku. Jumala kartus ja rikkus on käsi käes käivad asjad. Jumala sõna armastamine ja rikkus on käsi käes käivad asjad. Ja Jumal tahab, et sinul võiks olla vara ja rikkus. Kas sa märkad, on tema kojas. Mis asi sõna on? Vana eesti keel on tema majas. Tal on maja. Amen. Jumal ei ole sellega probleemi. Kui sina soovid, siis sul võib olla ka maja. Ja selles majas on vara ja rikkus. Ja Jumal ei ole sellega probleemi. Ja see ei ole halb. See ei ole negatiivne. Amen.
Ja siis ta ütleb, et tema õigus püsib ikka, aga sa märkad, et õigus püsib ikka. Ka pärast seda, kui vara ja rikkus on tema kojas, järelikult ta süda on õiges kohas. Amen. Ja siis ta ütleb, vaata, mis ta edasi ütleb. Pimedusest tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. Sest ta ei kõigu iialgi, igaveseks mälestuseks jääb õige. Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Jehova peale. Tema süda on toetatud, ta ei karda mitte, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele ja tema õigus püsib ikka. Tema sarv on kõrgel au sees. Nüüd, kas sa märkad see sama mees, kelle kodus, majas oli vara ja rikkus, ta jagas välja rikkalikult. Nüüd, miks ta sai rikkalikult välja jagada? Kust ta sai selle raha? Sellepärast, et seda vara ja rikkust oli tema kodus. Amen. Amen. Kui sa ütled, et ma tahan olla andja, siis sul on vaja uskuda, et Jumal tahab, et sul oleks vara ja rikkus. Amen. Ma usun, et suurema osa kristlasi, kes ütleme andmise printsiipidest ja natuke on kuulnud, ütlevad, mina tahan ka olla andja. Siis usu, et Jumal tahab, et vara ja rikkus oleks sinu kodus. Amen. Sest siis sul on anda välja rikkalikult. Amen. Rikkalikult. Rikkalikult. Jumal tahab, et sul oleks rikkalikult välja anda. Amen. Jagab välja rikkalikult ja annab ka vaestele. Amen. Kuidas sa neid vaeseid saad aidata? Siis, kui sa ise oled vaene või? Ei, sa ei saa siis aidata. Siis sa lähed koos nendega nii-öelda kerjama piltlikult. Ja mitte kuidagi nagu halvustades inimesi, kes tõsises puudus võivad olla. Aga kuidas sa saad neid aidata? Siis, kui sinul endal on vara ja rikkus. Amen. Ja see ei ole vale, selle omamine. Amen. Me jõuame täna mõningatesse kirjakohtadesse, mis veel, nagu võib-olla mõnes inimeses, võib-olla tekitavad tõsiselt küsimusi. Aga need on Peeblis. 1. Timoteuse 6:17. Nüüd siin tulevad sellised võib-olla väiksed hoiatused ka nendes kirjakohtades. Aga siin tulevad ka mõningad väga olulised elemendid sellega koos. 1. Timoteuse 6:17. Ta ütleb, neid, kes on rikkad selles maailmas, ütle, et nad peavad kõik sellest rikkusest lahti saama. Ei ütle. Mitte ütleb, manitse mitte olla suurelised, see on siis kaasaegsem sõna oleks siis uhked. Ja loota kaduva rikkuse peale, vaid elava Jumala peale, kes meile annab kõike rohtesti tarvituseks. Teha head ja rikkaks saada heade tegude poolest, olla helde käega ning jagada teistele ja koguda enesele raudvara heaks aluseks tuleviku jaoks, et saavutada tõelist elu. Nüüd ma arvan, et sa saad aru, kuna see on keeruline sõnastus, äkki on hea mõningaid teisi tõlkeid lugeda. Ja me läheme jälle laiendatud tõlke juurde. 17. salm loen sulle laiendatud tõlkes, võid jälgida, mis meie tavaline tõlge ütleb. Ta ütleb, mis puutub neisse, kes on rikkad selles maailmas, siis manitse, et nad ei oleks uhked, üleolevad ja teiste suhtes põlglikud. Nüüd, kas sa märkad, ta ei ütle midagi, et need inimesed on sellised. Ta ütleb, et nad ei tohiks olla sellised. Aga sa märkad, mis elemendid ütleb välja just, ma loen uuesti need fraasid, et nad ei oleks uhked, üleolevad teiste suhtes ja põlglikud. Nüüd, vahetevahel inimesed näevad maailmas selliseid hoiakuid. Ma ütlen siis mitte kristlaste seas. Ja just nende puhul, kes ongi jõukad. Ja vahetevahel sa võid seda kohata, mitte alati. Kas sa oled märganud seda, et kõik rikkad inimesed ei ole ülbed, uhked ja sükeste hoiakutega. Ka isegi maailma inimesed mitte. Nüüd on, aga vahetevahel on mõned inimesed. Nüüd vahetevahel, kui inimesed on neid näinud, siis nad arvavad seda, selle probleemi põhjus on nende rikkus. Ei, see ei ole. See on hoopis rahaarmastus, mis on nende südames. Me peame aru saama, materiaalsed asjad ei ole, mis on mingi asja põhjused, vaid need probleemid on inimeste südametes. Amen. Ja sellepärast ta hoiatab just, ütleb, et nad peavad tegelema millega, nad peavad hoidma oma südame ja oma hoiakuid. Kui sina ühel päeval istud
uhiuude, väga korralikku, väga kallisse autosse ja see on sinu oma, isegi mitte liisinguga, päris sinu oma, siis see ei peaks sind mitte raasukestki muutma. Amen. Sa pead olema tänulik Jumalale, andma austust Jumalale ja sa ei peaks mitte kellegi teise peale, kellel seda just ei ole, nii kallist ja mis iganes, vaatama mingil kombel põlglikult, mingil kombel halvustavalt ja ei peaks arvama, et nüüd sa oled keegi. Auto ei teinud sinust kedagi. Sa oled see, kes sa oled tänu sellele, et Kristus on sinus. Jumal on sinust kedagi teinud ja midagi teinud. Amen. Samamoodi, kui sa ühel päeval oled võib-olla oma isiklikus majas ja see on väga ilus ja kenasti ehitatud ja sinna on pandud erinevaid kalleid asju ja mis iganes ja Jumal on sind õnnistanud, sa oled tänulik Jumalale, siis samuti, kui sa lähed sinna sisse, siis sa ei peaks kuidagi tundma ennast üleolev nende suhtes, kellel seda ei ole, keegi ei oma ja sa peaksid julgelt hea meelega kutsuma teisi külla, et nemad saaksid ka sellest õnnistatud ja olema tänulik Jumalale sellest ja mitte mingil kombel sa ei peaks vaatama tõstma nina püsti ja arvama, et sina nüüd oled keegi sellepärast, et sa omad seda maja või sellist maja, mis iganes. Amen. Sest Jumal on see, kes sul on selle andnud. Amen. Ja see on see, mille suhtes ta hoiatab ja ta ei hoiata mitte vara koha pealt, vaid just hoiakute koha pealt. Ja see, kui me räägime jõukusest ja raha asjadest, siis hoiakute teema on kõige olulisem teema selle juures. Mitte küsimus, kas ma tohin raha omada, kas ma ei tohi raha omada. Vaid küsimus on selles, mis hoiakud on sul selle juures. Amen. Et läheme edasi, ma loen sulle laienenud tõlget. Et nad ei oleks siis üleolevad teiste suhtes põllikud ega paneks oma lootust ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes annab meile rikkalikult ja lakkamatult kõike meie nautimiseks. Nüüd see on üks fraas, mis paljudele kristlastele võib-olla ei taha ammustada seda. Aga see on piiblis sees ja see jällegi kontrollisin üle algtekstis see sõna on väga korrektne tõlkida just nautimiseks. See, mis meil on eesti keeles tõlgitud kõike tarviduseks. Nüüd jällegi keel on jällegi muutunud. See kõlab sükselt nagu täpselt nii palju, kui sul on just vaja. Et tegelikult keel on muutunud ja tegelikult ta ei räägi päris sellest. Ta räägib sellest, et just, ja see sõna on nautimiseks. See on kõige korrektsem tõlge. Inglise keeles on mitmeid tõlkeid, mis tõlgivad just selle sõnaga nautimiseks. Nautimiseks. Nüüd ma toon ühe loo, mis mul on endal, isiklikku lugu ei ole. Keith Moore räägib ühest missionärist, kes eelmise sajandi alguses, minust oli kuskil Aafrikas missioni tööl. Ja selles piirkonnas tol ajal ei olnud sükst asja nagu külmutuskappe. Lihtsalt see oli nii uudne asi ja polnud veel üks asja olemas. Aga tema oli saanud nii-öelda, vist olid Ameerikas sinna läinud, oli saanud ikkagi üks asja nagu jäätist maitsta. Ja seal olid mingisugused külmutuskapid ja mingisugused külmutamise võimalused. Ja seal ta mõtles, et nad tahaks neid inimesi kuidagi õnnistada ja neile midagi head teha. Ja vist siis tol ajal vist rohkem laevaga isegi käis see reisimine. Ja ta olid sellised asjad nagu mitte külmutuskapid, vaid olid sellised jääkastid, kus pandi suured jäätükid. Ja siis sinna vahele pandi asju, mis vajasid külmas hoidmist. Ja siis ta võttiski jäätise kaasa kuidagi, mis iganes kastides asjadest oli ja pani sükeste suurte jäätükkide asjade vahele sükeste jääkastidesse ja transportis selle sinna kohale. Ja mõtles, et ta tahaks selle koguduse inimesi õnnistada ja neile anda maitsta jäätist. Ja siis nad selle mingisuguste kastis või asjas või mingis anumas või iganes. Ja siis nad võtsid seal sellise spetsiaalsele kulbikesega ja panid iga ühele väikse toptikusse ja siis ta andis üks vanem naisterahvas, kes seal koguduses oli aastaid käinud ja andis talle ka siis maitsta. See võttis selle ühe lusiketäie ja pani selle suhu ja ütles, et juba. Ja viskas maha selle. Ta mitte jube, vaid ütles õppis selle peale nii, et see on liiga hea, see on kindlasti patt. See on liiga hea, see on kindlasti patt. Nüüd see on üks mentaliteet, mis on ka isegi kristlastele nende mõtlemisse sisse juurdunud. Kui miski on nauditav, siis see on kindlasti patt. Kui see on liiga hea maitsega, kui see on liiga mõnus, kui see on liiga nautimisväärne asi, siis see on kindlasti patt. Muuseas, meil on piiblis päris palju asju, mis, nagu öeldakse, mida Jumala sõnas räägitakse, üks Jumal kiidab heaks, et me peaksime neid asju nautima.
kohe me jõuame paari teise kirjakoha juurde veel. Et sa enne ära jookse veel uksest välja. ma loodan, et ma sind ei hehmata, aga me näeme siin, Jumal tahab anda sulle, loen uuesti, kes meile rikkalikult ja lakkamatult kõiki annab siis meie nautimiseks. Rikkalikult ja lakkamatult. Rikkalikult ja lakkamatult. Ja ta ütleb seda ka isegi rikastele. Et me ei toetuks selle raha peale, me ei peaks seda midagi millekski, mis meist teeb kedagi või midagi, vaid me teame, Jumal annab meile rikkalikult ja lakkamatult kõike nautimiseks. Amen. Kui Jumal on sind õnnistanud millegiga, me rääkisime siin asjadest, autost näiteks. Jumal on sind õnnistanud, sa oled uskunud ja andnud ja külvanud ja lõihanud. Ühel päeval sõidad ühe korraliku, viisaka, peaaegu uhiuue autoga ja sõidad, see on sinu oma. Siis kas sa tohid nautida selle auto sõitu? Ja tohid küll. Nüüd ära selle nautimise juures muidugi seda gaasipedaali liiga palju vajuta, ikkagi jää sellesse õigesse raami, kui sa just päris saksa kiirteede veel ole. Aga nii palju siin Eestis, siis jää sellest õige raam, aga sa tohid selle sõitu nautida. See, et ta on sujuv, mugav, sõidab hästi, see, et tal on igasugused lisafunktsioonid Ameerikas, sest me ei olnud veel üks asja proovinud. Seal oli üks auto, mis me rentisime, see lülitas sinu eest kaug- ja lähitulesid ise sisse. Panid süsteemi peale, see pole mingi uudne asi, Eestis ka sellised masinad olema, me oleme sellised proovinud, päris mõnus oli sõita. Sa ei pea kogu aeg nikerdama selle värgenduse kogu aeg, et tuli jälle vastu, ei tulnud vastu, tuli vastu, vaid lihtsalt sõidad ja ta vahetab plõksti sul välja, tunneb ära kuskil auto ja lülitab jälle sisse tagasi ja edasi. Mugavus. Kas sa tohid nautida sükse autoga sõitmist? Tohid küll, sa tohid nautida. Ja Jumal ei ole sellega probleemi. Või siis sa saad mingisugust head toitu. Ütleme, sa saad sükest ülimalt kõrgel tasemel, restorani tasemel tehakse mingit toitu. Ja see on nagu öeldakse, sa võtad sealt selle ampsu ja sa mõtled, ja kas sa tohid seda nautida? Ja sa tohid seda nautida. Sa ei ole teinud pattu. Sa ei ole teinud pattu ja see ei ole keelatud. Sa ei pea seda suust välja viskama, et see on nii hea, et see peab kindlasti patune olema. Amen. Me peame mõtlema sellisel kombel. Nüüd samas, miks ma seda räägin? Iva on selles, et kui sa usud seda, et Jumal tahab ka sinule anda, siis sul on rohkesti ka teistele anda. See on minu sihik. Minu mõte ei ole see, et sina nagu oleks ainult saaksid kõike ainult nautida ja mida iganes, vaid et kui sinu ise omad ja sa võid sellest ka rõõmu tunda, siis sul on kindlasti hea meel ka kellelegi teisele anda, et ka tema võiks sellest rõõmu tunda. Et ka tema võiks õnnistatud olla. Amen. See on hea tunne, ma ei tea, kas ise oled andnud mingeid asju või kellegi inimesele teinud midagi head ja sa kuidagi tunned sellest rõõmu, sest sa näed, inimene naudib seda ja sa oled just õigesse punkti ja õigesse situatsiooni andnud. Mul tuleb just meelde, ma ei räägi seda nagu eputamiseks, aga samas me näeme, piiblis räägitakse ka andmise asjadest isegi sisu mõttes. Kui me seal Ameerikas olime viimati ja olime saanud ka õnnistunud ja mul oli südames ühele Kreeka abielupaarisse selle mehele ülikond kinkida. Ja mitte kasutatud, vaid minna poodi ja osta talle. Kiitus Jumal, Jumal andis vahendid selle jaoks ja me läksime ja ta sai just valida välja just sellises toonis ja sellises viisis ja tuli välja, et see oli teine ülikond, mis tal üldse oli. Ja pastor ja tegutseb nooremapoolne meesterahvas ja ta pani selle selge ja ma nägin, kuidas ta silm säras ja tal oli hea meel, ta sai midagi kena, ilusat Calvin Kleini ülikond oli veel, ma nägin seda silti seal sees, küll väga hea hinnaga saime, aga sellegi poolest mul oli hea meel seda teha, et keegi võiks ka midagi nautida, midagi kvaliteetset, korralikku, ilusat ja ma saan talle mitte kasutatud, vaid uue päris osta. Kiitus Jumalale. Ja see on hea tunne ja Jumal tahab, et sul oleks sellisel kombel ka kedagi õnnistada, kellegile anda, et ta võiks seda nautida. Amen. Ja sina ise tohid ka nautida. Amen. Sa tohid nautida. Sa küsid, mis asja, vaatame edasi. 2 või 3 kirja kohta peab olema ka alati, eks ju. Läheme Koguja raamatu 2. peatüki 24. salmi. See on üks mees, kes küll Koguja raamatu perioodiks tema asjad ei olnud kõige paremad enam kohati. Aga paljud asjad ikkagi, mis ta oli pihta saanud, selle Jumal oli talle rääkinud neid asju. See on Saalomon ja ta ütleb Koguja 2.24.
Ei ole inimesel midagi paremat, kui süüa ja juua ja lasta oma hinge nautida vaevast hoolimata. Mis asja? Ma tohin siis seda sööki ja jooki nautida või? Ja, tohid. Tohid sellest rõõmu tunda. Jumal tahab, et sa võiksid oma elus ka nautida asja, mis Jumal on andnud. Me ei pea elus kogu aeg pinges ja stressis olema, kust ma saan ja millal ma saan ja kuidas moodi ma saan ja millal see lõpuks jõuab kohale. Ja see on sinu käes ja sa naudid seda. Sa sööd seda head toitu ja tunne sellest rõõmu ja selles ei ole midagi halba, et sa tunned sellest rõõmu. Amen. Ma pole paha rääkida ka, et kui me seal viimasel konverentsil olime, tegelikult see on neil kombeks olnud ka pastor Kent Moori koguduses seal siis Floridas, et nad teevad jutustajatele sellised peale koosolekut õhtusöögid. Me ise oleme mõelnud, et meie oleme tavaliselt need, kes meie õhtusöök on kella 5 ajal, 5-6 ajal, sest pärast seda me enamasti eriti palju midagi märkimisväärselt ei söö. Aga seal oli pärast koosolekut umbes kella 9:30 ajal kuskil. 9:30, 10 ajal, 10 peale vähemalt. 10 kantid jooksis igal, kohati isegi 9:30. Ja siis sa istud sinna laua taha ja sul on koguduses peale koosolekut 3-käiguline õhtusöök koos teenindusega. See, et sa istud sinna laua taha, sul tuuakse järjest ja sul igal laual on oma teenindaja ja inimene, kes toob sulle asju ette. Sa küsib, milleks niisugune luksus või asi olema? Selleks, et nagu öeldakse, nad pidasid oluliseks neid Jumala riigi töötegijad, tahtsid neid õnnistada ja teha seda mitte lihtsalt mingisuguse, viskame teile midagi pudru ette ja ei, vaid nad tahtsid seda teha kvaliteetselt, korralikult ja õnnistada neid inimesi. Nüüd, kas me suutsime selle toidu ära süüa? Ei suutnud. Kuigi see oli üllatavalt hea, sest et see ei olnud, nagu öeldakse, lihtsalt kuskil põlve otsas midagi, see oli tõesti restorani tasemel tehtud asi. Ja sul tuli 3-käiguline õhtusöök, nagu öeldakse, esimene sissejuhatav roog ja siis tuli pearoog ja siis tuli veel magustoit sinna juurde. Heal juhul sa võtsid igast ühest natuke midagi. Mina suutsin natuke rohkem, sest nii hea lihtsalt ma ka nautisin. Aga pärast selles mõttes, kui koju tuli, siis siia Eestisse tulime, siis pidime ka natukene tagasi võtma, sest mõningad kilod olid ja veel isegi olnud juurde. Nüüd, sa pead ise jälgima neid, sa saad aru, liig on liig, aga sellegi poolest Jumalal ei ole probleemi, kui sa naudid midagi. See, et ma võisin istuda seal laua ääres ja maitsta neid toitusid ja tunda ära, et see on tõesti väga hästi tehtud. Ja see, et keegi tuleb ja toob sulle asju ja teenindab sind ja Jumal ei ole probleemi sellega. Sa usud lõikust neile, kes tahavad sellisel kombel anda. Ja Jumal ei ole probleemi see, kui sina tahad ka minna ühte headesse söögi kohta ja maksta selle toidu eest isegi võib-olla päris palju ja nautida seda. Amen. Sa ei pea oma rahakoti küll tühjaks tõmbama ja targasti neid asju, aga sellegi poolest, kui sa isegi teed seda mingisuguse olulise sündmuse puhul midagi taolist, siis Jumalal ei ole sellega probleemi. Ta tahab, et sa võiksid nautida, süüa ja juua. Amen. Ta ütles, et loen uuesti selle. Ei ole midagi inimesel paremat kui süüa, juua ja lasta oma hinge nautida vaevast hoolimata. Ma nägin, et seegi on Jumala käest. Kas märkad? See sama küllus ja see, mida nauditi, see on tulnud kus kohast? Jumala käest. Jumal on selle andnud. Sest kes võiks süüa ja kes võiks juua ilma temata? Sest tema annab inimesele, kes temale meeldib. Tarkust ja tunnetust ning rõõmu, aga patustele ta annab ülesandeks korjata ja koguda, et seda siis anda sellele, kes Jumalale meeldib. Amen. Seegi on tühi töö ja vaimu närimine, see ka ikka juurde kirjutavad sinna. Aga millest ta räägib tegelikult sellest samast printsiibist? Inimesed, kes on ilma Jumalata ja kes on patused, nendele antud ülesanne koguda sinu jaoks, Jumala riigi töö jaoks ja Jumala asjade jaoks raha ja vara. Ja Jumal tahab selle mingil hetkel legaalselt toimetada sinu kätte ja Jumala kogudusse. See on millest Piibel räägib ja see ei ole üksik kirjakoht muuses.
Meil on piiblis mitmed viited, mis räägivad sellest, et lõpuaegadel Jumal toob selle vara ja selle rikkuse, mis on ka sageli maailmas ja inimesed, kes on võib-olla isegi ebaausalt neid asju kogunud ja saanud, ta toob selle Jumala riiki. Ja andes sellega Jumala riigis olevatele lastele, ütleme inimestele põhimõtteliselt, siis Jumala lastele nagu. Ja see tuleb Jumala riiki. Amen. Ja sina saad seda nautida. Ja ka mitte ainult ise, vaid ka rohkesti välja jagada. Amen. Lähme edasi. Koguja 3.12. Nüüd Saalomon oli millegile pihta saanud. Ja ta ei tunne üldse halvasti. Ja Jumal lasi selle kirjutada siia piiblisse. Järelikult, et me teaksime seda. Koguja 3.12. Ma mõistsin, et neil pole midagi paremat, kui rõõmus olla ja elu nautida. Nüüd ärme seda nagu öeldakse nüüd valesti tõlgitse, eks ju. Mõned inimesed kasutavad sõkas sõna väljendit ja fraasi natuke vales kontekstis. Ma ei räägi sellega Jumala printsiipidest väljapoole minemist ja enda täisjoomist või lõtva elustiili. Ma ei mõtle midagi sellist. Amen. Aga just seda, et nautida seda, mis Jumal sulle andnud on ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kõigest oma vaevast. Vahest mõned inimesed mõtlevad, et nagu öeldakse, sa pead ikka tundma selle raha ja selle töö väärtust ja mismoodi pidi pingutama selle jaoks, et seda saada. Sa ei saa lihtsalt seal laua ääres istuda ja endale sisse seda süüa ja tunda ennast hästi. Sa pead teadma, kui karm ja raske see oli. Jumal ei mõtle päris nii. Mõne inimese jaoks see võis olla karm ja raske ja mis iganes asjad. Aga Jumal tahab, et sa naudiksid seda, isegi kui sa tegid selle jaoks tööd, isegi kui sa pingutasid selle jaoks ja sa võid tunda ennast mõnusalt seal hästi tunda ja öelda, isa, see on nautimisväärne. Amen. Amen. See on piibel. Nii, lähme edasi. Koguja raamatus jagub neid. Koguja 5.18. See ütleb, seegi on Jumala and. Kui Jumal annab mõnele inimesele rikkust ja vara, kes annab inimestele rikkust ja vara? Jumal annab. Nüüd, kui see rikkus ja vara oleks hirmus, halb ja patune, siis miks Jumal seda annab? Me peame aru saama sellest, mis see piibel räägib. Ja lubab teda seda jällegi siis sama sõna. Nautida. Jumal lubab sul, mida? Nautida rikkust ja vara. Mina ei ole küll sükest juttu kirikus ja koguduses kuulnud. Siis on aeg kuulda. See on piiblis kirjas. Kogu selle asja mõte, lähme tagasi, kus me alustasime. Et sa oleksid rikas iga hea teo tarbis. Sul on kõike külluslikult ja sa oled rikas iga hea teo tarbis. Sa ei pea tundma halvasti. Sa ei pea, nagu öeldakse, kui sa sööd selle laua ääres ja sööd võib-olla isegi väga kallist ja väga luksuslikku toitu. Sa ei pea, nagu öeldakse, nutma Aafrikas nälgivate nii-öelda laste pärast. Kuigi see on reaalsus. Aga sa ei jõua, nagu öeldakse, kõikjale maailma kahjuks. Mõni ütleb, see on laristamine, miks nad sükest kallist toitu ja asju teevad ja söövad. Me oleks pidanud selle sinna tänna läkitama. Jeesus näiteks ei arvanud, kui see naine tuli ja otsustas selle ülimalt kalli salvi tema jalgade peale määrida, siis Jeesus ei ütelnud, et see oleks pidanud maha müüma ja see oleks pidanud raha vaestele andma. Jeesus ei ütelnud seda ja see ei ole Jumala vaimust inspireeritud tsitaat ka, et see tuleb maha müüa ja vaestele anda. Ja paljud kristlased kogu aeg mõtlevad sellisel viisil, kui midagi on liiga kallist, midagi liiga luksuslikku, siis see tuleb kindlasti vaha müüa, see oleks vaestele, see on õige mõtlemine. See on kuratlik mõtlemine, sest selle oli inspireeritud Juudasest, kes oli raha armastuse pärast seda ütlemas. Ei, kas vaestele tohib midagi anda? Muidugi peaks andma, see ei ole üldse vale. Aga tema motiiv oli see, et ta ronis sellesse, mida keegi teeb rahaga. Mismoodi tema annab või mis tema teeb rahaga.
Meie ei pea hinnanguid andma teiste inimeste rahakasutusele. Amen. Ja see on väga oluline, et me sellisel kombel nii-öelda mõtleksime õieti ka. Amen. Ma loen sulle 19 salm ka samast veel, sest siis ta ei mõtle nii palju oma elupäevadele, kuna Jumal paneb teda tegelema oma südame rõõmuga. Kas sa märkad, miks mõned inimesed on niivõrd palju muredes ja ahastuses? On see, et nad ei ole õppinud elu, seda, mis Jumal on neile kinkinud, nautima. Nende kogu aeg, vahest isegi mõnda kogudusse lähed ja koosolekust hakkab kogu aeg peale. Meil on kogu aeg võitlused ja meil on kogu aeg raskused ja me kõik peame kuidagi raskustest läbi minema. Meil on kogu aeg surved ja kogu aeg probleemid ja igaüks me tuleme siia kokku ja ühiselt võitleme ja üritame raskustest läbi saada ja elu on kogu aeg raske ja kas päris peab kogu aeg nii olema? Ma saan aru, on keerukad situatsioone, aga mida Piibel räägib, et missugune see Jeesuse koorem oli? Kirge. Ja kui kogu aeg on ainult raske ja raske, siis kas sa oled õiget koormat üldse kandmas? Kas sa võib-olla äkki ei ole mõningaid asju Jumala peale heitnud? Kas sa oled mingeid asju nii-öelda oma muredena kandmas? Mõtled, küll kõigil on ju mured. Jumal ütles, et sa pead kõik ära heitma. Ja pärast seda, kui sa ära heidad, siis sul ei ole muresid, mitte ühtegi muuseas. Ja kui sina kogu aeg kordad, kui kõigil on mured, siis sa oled, nagu öeldakse, sõnakurmatus ja korjad kogu aeg need tagasi jälle uuesti. Sul ei ole kogu aeg muret. Kui sa heitsid need ära, siis need on Jumala käes ja Jumal tegeleb nende asjadega. Amen. Ja vahest mõned inimesed on just see, et nad on tohutus stressis ja pinges, nad peavad arvavad kogu aeg, peab üks kurbus ja ahastus ja pinge ja võitlus olema. Selle asemel sa pead tegelikult nautima seda, mis Jumal on andnud sulle. Et sa igaks jooks õieti mõistad, kui ma kasutan seda väljendit, ma ei räägi seda, mida maailm teeb ja selleks, et midagi nautida. Ma ei räägi seda, et sa peaksid ennast täis jooma või mis iganes või nii-öelda suvalist elustiili elama, nii-öelda, kes teab kellega kuskil voodisse maanduma. See ei ole see, mida Jumala sõna õpetab. Ta räägib sellest, et need asjad, mis ta on sulle andnud, need õnnistused, mis ta on sulle andnud, ja tal ei ole üldse probleemi, et sa võiksid neid nautida. Vaata, ma loen sulle sellesama 18. salmi lainenud tõlkes, kuna see on nii maalakas, siis seda peab lugema. Vaata see, mida ma olen näinud hea ja sobivana, on see, et inimene saab süüa ja juua ning leida naudingut kogu tööst, millega ta päikese all töötab kõik päevad, mis Jumal talle annab, sest see on talle määratud osa. Nüüd Jumal tahab, et sa tunneksid isegi sellest tööst naudingut, mida sa teed. Tüütu, väsitav, nõme töö on mul kogu aeg. Jumal tahab, et sul oleks selline töö, millest sa tuled rõõmu. Amen, mida sa naudid. Ta võib küll vahest olla väsitav, aga sellegi poolest, et sa naudid selle töö tegemist. Ja nüüd vaata, mis ta edasi ütleb. Ja iga inimene, kellele Jumal on andnud rikkusi ja vara, siis Jumal on andnud rikkusi ja vara, ning väe seda nautida. Ahaa, Jumal on andnud sulle väe, et seda nautida. Amen. Väga huvitav. Me saame aru, Jumal annab meile väe tervenemiseks, Jumal annab meile armu, aga nüüd ta annab meile väe, et nautida. Tähendab seda, et tema varustab sulle selle võimekusega, et sa võid sellest rõõmu ja naudingut tunda, mis tema on sinu kätte usaldanud. Kas need on piiblilised kirjakohad? Siiamaani olen kogu aeg piiblit lugenudki. Nii et andis väe sulle, et seda nautida. Ja talle määratud osa vastu võtta ja oma vaevast rõõmu tunda. See on Jumala kingitus temale. Sa oled midagi ehitanud, millegi jaoks raha kogunud ja selle asja ostnud, siis Jumal ei tunne, ütle midagi halba, et sa tunned sellest rõõmu. Amen. Ja me ei kummarda asju, me ei kummarda raha, aga kui sa oled selle asja kätte saanud, sa võid tunda sellest rõõmu. Amen. Jumal on sinu muidugi see põhiline rõõmuallikas, aga iva on selles, Jumal ei ole üldse probleemi, et me tunneme nendest asjadest rõõmu ja me naudime neid asju. Amen. Kas sa märkasid, need kirjakohad olid piiblis?
Nüüd see on seesama, kui me räägime jõukusest, Jumalal on head plaanid meie jaoks. Amen. Enne kui sa jõuad sellesse kohta, et sa annad tuhandeid, peavad need tuhanded ka sinu kätte jõudma. Aga iva on sellest, täna kui sul kohe ei ole tuhandeid ja tuhandeid ja tuhandeid, siis sa pead nende summadega olema täpselt samasuguse südame hoiakuga, nagu sa kavatsed hiljem olla nende suuremate summadega. Et sa oled ustav selles, ka isegi selles väheses või selles piskus. Selle juures on väga oluline just seesama, millest me oleme siin päris pikalt ka kindlasti juba rääkinud seoses andmisega, on sinu kümnise maksmine ja ka sinu andmine. Et sa planeerid selle, et sa mõtled selle läbi, ma tahan anda. Ka isegi lapsed, kellel on võib-olla sissetulek niimoodi taskuraha, sa mõtled ka selle peale juba praegu. Isegi kui sul on see väike summa, et ma tahan anda, sa ütled, kas Jumal läheb korda see minu, mis iganes, 25 senti või mida iganes või 30 senti või 50 senti andmine. Vaata piiblis, meil on üks naine, kelle andmine kuulutati selles situatsioonis kõige rohkemaks andmiseks. Kelle number, mis ta andis tänases vääringus, vist keegi isegi umbes arvutas selle ümber, kas see ei olnudki vist 50 eurosendi kanti, kui arvutada päevapalga kaudu ümber. Nüüd see saad aru, see on väga umbkaudne, aga siiski umbes nii ta on. See oli see, mis tema andis. Ja Jeesus ütles, see on kõige suurem andmine praegu siin. Teised andsid suuri summasid, viskasid suuri rahatähti sinna sisse ja tema andis kõige rohkem. Miks pärast? Sest et see oli tema süda, mis oli selle taga. Amen. Ja seesama, kui sa tahad jõuda sellesse kohta, kus sa võid kunagi anda rohkem ja rohkem, sul on vaja täna nende samade väiksemate numbritega olla see, kes tahab anda. Ja samas sa võid tunda ka juba täna rõõmu nendest asjadest, mis sul on. Isegi kui sa ei ole täna tohutu luksuslik või et me ei peaks vinguma ja virisema nende asjade üle, mis meil täna on ja kui nad ei ole nii luksuslikud nagu naabril või sellel või tollel või kolmandal. Vaid sa võid minna oma, nüüd ma ei taha kuidagi kellelegi halvasti öelda, aga toon piltliku pildi lihtsalt. Oma Lasnamäe vähese remondiga korterisse sisse ja vaadates ringi, seal on see väsinud ja see on too väsinud ja öelda, isa, ma tänan sind selle eest ja ma kavatsen nautida siin sellest elamist. Ma teen selle puhtaks ja korda, aga ma naudin seda siin, et ma saan siin olla ja ma olen tänulik sinul selle eest ja ma usun, et ma saan selle tegema veel paremaks ja ilusamaks ja see saab olema väga kena ja viisakas korter. Amen. Amen. Või mis iganes, sul on isegi võib-olla vana väsinud auto ja sa lähed sinna sisse ja ta jälle teeb mingi turtsub ja plärtsub ja kõik ei tööta korralikult. Ole tänulik ja naudi sellega sõitmist. Amen. Kuidas ma naudin? Sa oled tänulik Jumalale ja küll Jumal annab sulle rahad ja vahendid, et see kas korda teha või veelgi parem osta. Amen. See on oluline, see räägib ka ühest teisest mentaliteedist selle juures. Seesama inimene, kes on ka seda nautimas, ta tegelikult, kes sa märkasid, need kirjakohad just viitavad sellele ka just, et Jumal oli see, kes oli ta andnud. Ja see räägib ka tegelikult tänulikkusest. Just sellest samast tänulikkusest. See, et nagu öeldakse, me ei ole kogu aeg, miks mul ei ole seda ja miks mul toda ei ole, miks mul seda ei jagu ja miks sellel see on. Ei, ma olen tänulik Jumalale selle eest, mis ta on andnud mulle. Ma olen tänulik. Amen. Loen uuesti selle 2 Korintlastele. Ma otsin üles kohe ilusti 9. peatükk ja 8. salm. Miks Jumal tahab, et sa oleksid jõukas? Ja see on tegelikult mitmed Jumala sulased on ütelnud just, et see kirjakoht on väga hea ka just jõukuse definitsioon. Sest kui sa vaatad, Piibel ütleb, et meil on Abrahami õnnistus meie elus. Ja Abrahami õnnistus oli, ma õnnistan sind, et sa oleksid õnnistuseks. Jõukus ei ole ainult see, et sinul on kõike rohkesti, vaid et sinul on kõike rohkesti ja kuna see voolab niivõrd üle, siis sul on seda rohkesti välja jagamiseks. See on piibelik jõukus. Piibelik jõukus ei ole see, mis sina omad, vaid see on see, mis sinul on võimekus ka välja jagada rohkesti. Amen. Ja läheme tagasi uuesti siis. Ma loen laiendatud tõlke, sa võid jälgida seda tavalist tõlget.
Jumal on võimeline laskma kõigel armul, igal soosingul ja maisel õnnistusel tulla teie juurde külluses. Nii et te võiksite alati ja igas olukorras ja vaatamata vajadusele olla majanduslikult sõltumatud. Omaksite piisavalt ega vajaks kellegi abi või toetust ja oleksite külluslikult varustatud iga hea teo ja helde annetuse jaoks. Amen. Külluslikult varustatud iga hea teo ja helde annetuse jaoks. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Saavad tulema päevad, kus minu vaim saab tegutsema. Ka siin Eestis kogudustes ja kohtades, kus on võetud kinni Jumala sõnast. Ja inimesed saavad kohale tooma tohutuid rikkusi Jumala riigi töö jaoks, kus mina olen saanud usaldada nende kätte selle vara ja külluse ja nad on tahtnud ja soovinud seda anda minu riigi töösse. Saab tulema aegu, kus inimesed saavad täiesti ahetama ja šokeeritud olema selles, milliseid korjandusi inimesed panevad kokku Jumala riigi tööks. Aga see nõuab täna ustavust, nõuab täna järjepidevust selles kohas, kus sa oled, ustav olla piskuga ja sa saad nägema, et sina võid olla ka osa sellest ärkamisest ja sellest tohutust vaimu välja valamisest, mis ma saan tooma ja kus ma toon kohale ka raha ja vahendid ja rikkuse, et minu riigi töö võiks võimsalt edasi minna. Kus televisioonikanaleid, raadiokanaleid saavad laskma kristlikku sõnumit, sellepärast, et kogudustel on raha ja vahendid, et seda levitada ja seda viia inimesteni. Ja inimesed saavad seda nägema, kuulma, sest et kogudustel on vahendid ja raha, et seda näidata. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Usun, et mul on nagu üks väga tõsine pilt, ma ei tea, mul ei olnud mingit selgitust selle juures, kus see täpselt oli, me võime ise ka selles osas kunagi olla, kus just üks nii-öelda nagu nägin ühte koguduse saali, kus võeti üks korjandus ülesse ja ma teadsin, et selle jutt oli miljonitest. Ja ma usun, kui Jumal seda vääringut räägib seda tänases nii-öelda vääringus, mis meil kasutame praegu, miljonitest, kus kogudused panevad kokku miljoneid, ka Eestis, mitte ainult Ameerikas. Ja sinna nad ei ole ka Ameerikas jõudnud, nagu öeldakse, lihtsalt päeva pealt, nad on samamoodi ustavad olnud nende summade ja nende vahenditega ja on kasvanud selle suunas. Jumal on jõukus valmis pandud koguduste jaoks. Amen. Ja mitte selleks, et uhkeldada, mitte selleks, et vaadata teiste peale ülevalt alla, vaid selleks, et Jumala riigi tööd teha hämmastavalt, vägeval viisil. Amen. Hämmastavalt, Jumalal on hämmastavaid asju meie jaoks valmis pandud. Amen. Ma usun, et sina tahad olla sellest osa. Ja täna olla ustav, täna olla järjepidev sellega, mis sul täna on. Mitte olla nuriseja, mitte olla viriseja. Ja võid nautida täna ka juba seda, mis Jumal sinu kätte on andnud. Amen. Kui koju lähed ja süüa teed, tunne rõõmu sellest. Naudi seda, isegi kui see on lihtsamat sorti toit, mis iganes. Jumal ei ole probleemi sellega. Amen. Ja kui on südames kellega õnnistada sellega, saata seda toitu, sa võid seda saata. Või kellegi teha, kui sul on oskus midagi head teha. Amen. Et tema võiks ka nautida seda. Amen. Kiitus Jumalale. Palvetame siin veel, Isa. Ma tänan sind, et sul on head asjad meie iga ühe jaoks valmis pandud. Head asjad. Isa, et me võiksime osa saada sellest jõukusest, mis sa oled valmis meie jaoks pannud, kui sa lõpuaegadel tahad tuua suured varandused Jumala kogudusse. Just selle läbi, et sinu koguduse liikmed on julgelt kinni haaranud sellest, mis sina oled plaaninud nende jaoks. Isa, et nad võiksid osa saada sellest õnnistusest ja Isa, sinu tahe on, et me võiksime olla jõukad, sest sinul on hea meel oma sulase jõukusest. Isa, et meil võiks olla kõike igati rohkesti ja külluslikult ja võiksime rikkad iga hea teo ja helde annetuse jaoks. Iga koht, kus on igales anda, iga koht, kus on heldelt jagada välja. Isa, et meil on see rikkus, meil on see küllus. Isa, see on sinu tahe, see on sinu igatsus. Isa, me julgelt haarame sellest kinni ja usume, et see saab toimuma.
ka meie eludes ja juba täna on toimumas ja see saab kasvama, see saab juurde lisatud. Lisad, me võime olla õnnistuseks paljudele. Aamen. Aamen. Kiitus Jumalale. Ja see on üks asi, millest me oleme ka järjepidevalt, nagu öeldakse, kogudusena silma peal hoidnud. Me pidevalt kogume, et sa tead, meil on tegemas seda koguduses, et me paneme pidevalt iga kuu kogudusena 10%, tegelikult me tahtsime selle protsendi tõsta, me tõstame seda, me ei jõua veel, ei ole jõudnud seda veel tehniliselt vormistada, aga me tahame 11 peale tõsta selle numbri. Et paneme, piiamaana me pannud 10% kogudusse sisse tulnud rahadest, siis mis on ohvritega olnud, eraldi arve peale. Ja me ei kasuta seda oma koguduse vajaduste ja asjade täitmiseks või oma arvete maksmiseks, vaid me anname selle välja. Me küllame selle ära nii-öelda. Erinevatesse kogudustesse on see läinud. Me oleme siin, viimane asi oli vist, sai Paldiski Nelipühi kogudust videotehnika õnnistatud. Siin erinevaid asju, mis on olnud järjest, mis Jumal on andnud südamesse ja me tahame seda jätkata järjest, mis iganes projektid või kui meil tulevad ka Jumala sulased külla, siis me kasutame ka neid vahendeid just selle jaoks, et neid õnnistada just ka nendele praktilisi asju, kui neil on vaja hotellis ööbida, et me saaksime ka ükseid asju katta sellega. Nii et ma usun, et see on vajalik ja oluline, et me tahame siis sellisel kombel nagu välja just anda neid vahendeid. Nii et sa võid endale ka mõelda, et võib-olla Jumal annab sulle südamesse midagi sarnast teha. Nüüd ma ei ütle kellelegi ette, mis sa pead täpselt tegema, aga et see on öelda, et sul andmine oleks kuidagi planeeritud ja sa mõtled selle peale, et sul on andmise raha, mis sa kogud, mis sa tahad Jumala riiki anda. Mul tuleb ikka üks asi meelde, sellest on küll mööda, ennem kui Liina meil taevasse läks, siis need lähedased olid korteris ringi vaadanud ja leidsid ühe ümbriku, milles oli ma ei mäleta, see orienteeruv number oli kas 500–600 euro ringis, midagi sellist. Jah, 500–600 euro vahel või kuskil oli seal ja siin oli peale kirjutatud kogudusele. Ja ta oli ka pidevalt arvatavasti pannud sinna rahasummasid, mis ta tahtis Jumala kogudusse anda. Ja nemad otsustasid muidugi, et ta tahtis selle kogudusele anda. Ja me sellesama süntisaatori ühe osa sellest sai sellega kaetud. Nii et ma usun, et erinevad viisid on, kuidas inimesed võivad panna kõrvale. Tema pani ka ja külvas ja ma usun, et ta saab seda lõikust ka üleloomulikult taevases kohas näha, sest Piibel ei räägi küll materiaalsest lõikusest seal, aga seal on midagi muud, mis meil on lõigata. Amen. Kiitus Jumalale. Nii et sellega lõpetame täna, et ole õnnistatud ja võid minna koju nautima.